muusika meid kuidagi kõnetab. Ja kuna naistel on üldse kombeks, kui midagi teha, siis midagi teha väga südamest. Ja kui sa ei suuda südamest teha, siis nad loobuvad. Uue kuberneriga tuli meil siis selle aasta teema ja siis läks see abistamine andekate lapste osas edasi siis ka Eestis. Nad olid üllatunud, et see on nende kodu kõrval ja et see on nii ilus koht ja et see tasub avastamist. Et see mäng on nagu kahetine, et liikumine, orienteerumine, oma kodukoha tundma õppimine ja pärast see tagasiside nende poiste poolt. Selline kiri oli kirjutatud, et siiamaale tuleb klomp kurku, et ei saagi nagu seda emotsiooni siiamaale, sinna on üks 15 aastat tagasi võib-olla. Ei saa seda emotsiooni praegugi rääkida, pisar tuleb silma ja klimp kurku. Tere tulemast Eesti Laianite podcasti Lahkus loeb. Täna on meil 200 kilomeetri pikkune videosilla ühendus Põlvaga, et uurida, millise jälje on Lions klubi Põlva Gloria 26 aastat jätnud ning millised on nende tulevikuplaanid. Tere tulemast klubi president Õnnela Rohtla ja sekretär Merike Saan. Tere päevast! Kuidas teil aasta algus läheb seal rahulikus Põlvas? Tallinn on juba täistuuridel käima läinud. Aasta lõpp ja aasta algus on päris teguderohke. Detsembrikuus jõuludeel tegime väga palju head ja esimestel päevadel siis tegime ka iseendale pai, saime kokku, pidasime väikse peo ja panime edasisi plaani siis, kuidas jätkata seda aastat. Teie klubi on tegutsenud juba 26 aastat. Mis on olnud selle aja jooksul kõige väiksem ja kõige suurem liikmete arv? Kõige väiksem, ajaloost võin rääkida tõesti mina, sest ma olen asutajaliige. Ja kõige väiksem vist on olnud meil 17, aga me alustasime 23 liikmelisena. Ja praegu on meid 19, aga väga loodame, et kevadeks võib-olla isegi 22. Kusjuures vahepeal on veel üle 20. Jah, on küll olnud. Aga jah, kõige väiksem on olnud siis, kui oli 17. Ja äraminemised on olnud väga tihti elukoha vahetused. Praegu juba ka vanusega inimesed loobuvad, sest ei jõua nii aktiivselt osaleda ja kuna naistel on üldse kombeks, kui midagi teha, siis midagi teha väga südamest. Ja kui sa ei suuda südamest teha, siis nad loobuvad. Et nemad niisama tiksuma ei tiku. Et kui siis juba väga aktiivselt teha. Aga meil on selle ajaloo jooksul olnud ka sellist asja, et ei ole... Kui lionismis on kombeks, et üks president korraga, ehk siis kõik peaksid nagu läbi käima oma presidendi aasta, aga meil on juhtunud niiviisi, et on olnud inimesi, kes on olnud 3 aastat president, 2 aastat president, ka Õnnela on teist korda meil president, ja üks nimi tuleb ka ette siin, et on 4 korda olnud. Ja kui rääkida teistest funktsionääridest, siis sekretärid ja laekurid on meil ka väga püsivad. Et kõige kauem on olnud üks laekur 9 aastat ja sekretär 10 aastat. Nii et, aga need on ka võib-olla sellised ametid, mis nõuavad sukest järjepidevust, et ei ole iga aasta uus. Just. Aga kust tuli see kaunis nimi Gloria, nüüd mõned ei tea võib-olla, ja miks otsustasid selle juurde just jääda? Selle Gloria nime saamisega on üks väike seik. See klubi looja Sirje Vill ei ole küll meie klubis hetkel, aga mäletan, kuidas ta rääkis Elmar Sakoviga asju ajades, kuidas nad olid hädas, et meie nime üldse registreerida peamajas. Algul oldi sellele nagu vastu, et nad Gloria on ikkagi natukene kahemõtteline naisterahva nimi ja mis iganes. Ja siis meie president pidi siis ära seletama, et mida Gloria tegelikult tähendab. See tähendab võitu, kuulsust ja kõike seda ülevat, et ei ole lihtsalt ainult naise nimi, et sellel on ikka tagamõte taga, et me oleme võitjad naised. Ja siis see Gloria ikkagi läbi läks. Aga taheti ka kirjutada seda C-tähega, aga tegelikult on ta ikkagi G-ga, nii nagu Eesti kirjapildis ka näha on, ja ühekordsed tähed, et Gloria. Ja.
Inimesed on kõik nii erinevad ja põnevad. Kuidas kirjeldaksite oma klubi liikmeskonda? Meil on hetkel klubis tõesti väga erineva elukutsega inimesi. Ja, mis Ja nad valdkondades? kõik on suhtlejad. Meil on õpetajaid, meil on arste, riigitöötajaid, need ei tulegi kohe meelde. Riigitöötajaid on päris Siis on eraettevõtjaid, kes on siin kohvikumaailmas tegijad, pensionääre, tublisid, aktiivseid ja ka käsitöötegijaid. Ühesõnaga, et kõik valdkonnad tegelikult Tõesti seinast seina, et ei ole üldse... Politseinikest õmblejateni, lihtsalt öeldes. Ja, väga tore. Ja teie charterpeol lisandub veel liikmeid. Kust te neid leidsite? Lausa 3 tükki. Kui ma täna sõitsin siia vestlusele, siis ma just mõtlesin, et mingil ajahetkel meil ei lisandunud uusi liikmeid ja kui sa oled klubis olnud, sa oled juba kõik oma tuttavad tegelikult nii-öelda kutsunud. Ja siiski mõned tulid ja need uued inimesed on omakorda uusi toonud. Nii et siis see uus põlvkond, ütleme nii, nooremad, toovadki uusi liikmeid ja praegu 2 uusliiget on toonud omakorda 2 uut liiget. Ja see on tegelikult väga hea, et nooreneb. Ehk siis jah, meil tuleb värsket verd, aktiivseid noori naisi. Ka vanuseliselt, sest see on ka nii oluline, et muidu jääb selline seisev pinnas, et sest meil ikka see põhivanus oli, ütleme, selline 50+, aga nüüd on tulnud nooremaid. Et me ikkagi räägime siin 30-40-aastastest naistest. Ja teil on kindlasti palju lapsi ka. Tulevad. Kuidas? Teil on kindlasti palju lapsi ka siis? Ja meil on ka palju lapsi, aga me tõesti arvuliselt ei tea, sest paljudel on juba lapselapsed. Ja. Aga lapsi on ka, jah. Teie klubi on toetanud noori muusikuid palju. Et kuidas sündis otsus toetada andekaid lapsi muusikalistes õpingutes Ukrainas? See pakkumine tuli meil tegelikult juba eelmise klubi presidendi ajal, sest meie Põlva maakonnal on sõprusmaakond Kulikovkas ja üks tubli härra Ukraina Kulikovka rajooniga. Kulikovka. Ja, kui ma nüüd ei eksi. Ja endine meesteklubi liige, tal on seal isiklikud tutvused, tihe koostöö ja tema meile selle ettepaneku tegigi, et on lapsed, kellel oleks abi tarvis ja me võtsime selle kohe vastu ja tegimegi otsuse, et siis 5 muusikakoolis õppivat last Ukrainas said meilt siis makse, millega neil on terve aasta siis kindlustatud muusikaõpingutes Ukrainas. Ja nüüd uue kuberneriga tuli meil siis selle aasta teema ja siis läks see abistamine andekate lapste osas edasi siis ka Eestis. Kuidas see kogemus oli, et 3 viiulit õppivat tütarlast toetasite? Ja kuna see teema mind ennast isiklikult väga kõnetas, siis võtsin ühendust kohe Põlva muusikakooliga ja kuna minu oma laps on õppinud viiulit palju aastaid, siis pöördusin tema endise õpetaja poole ja tal oli kohe varuks 1 tütarlaps, kes on andekas ja kellel oleks vaja uut viiulit. Ja seoses sellega võtsime kohe selle teema, et kogusime siis viiuli ostuks lisaraha. Ja siis me tundsime, et aga meil on võimekust veel abiks olla. Ja siis ma pöördusin uuesti tema poole ja vahepeal muidugi olin natuke ka ise maad uurinud, et suvine viiuliraager, mis lastele korraldatakse juba palju-palju aastaid Värskas, see makse, mis on nädalaks siis neile, see on päris suur. Ja siis me otsustasimegi, et võib-olla me saame mõnda last selles osas aidata ja me saimegi 2 tublit noort viiuldajat
kes nüüd meie toetusel osalevad suvel Värska viiulilaagris. ja Kas oli ka väljakutseid selles projektis või sujus kõik hästi? sujus. Praegu väga hästi, sest Jah. kõik olid päri sellega ja loodame neid noori saada meie šarterõhtule ka siis esinema. Jah. Aga selle muusikaprojektiga on meil ka eelnevalt mõned aastad tagasi olnud üks projekt, kus me ühte noormeest aitasime tal muretseda Karmoška. Ei, see oli päris 2016. Ai, vabandust, jaa, Lõõts. päris ehtne Lõõts Ja see oli. oli 2016, minu 4 aasta. Ja. See oli esimene muusikal. Nii et muusika meid kuidagi kõnetab. Jah. Väga õige, muusika meid seob. Ja. Siin detsembris oli teil veel huvitav lahke back-up'ik projekt, et orienteerumismäng. Kuidas see idee sündis ja mida osalejad sellest kõige rohkem nautisid? Ja see on nüüd projekt, mis on otseselt siis meie kogukonnale suunatud ja meie tubli klubi liige Kanni Kallaste, kes oli selle idee taga ja juba 2 aastat siis terve detsembrikuu jooksul said mängijad Põlva Peatänava ümbruses olevatel kruntidel orienteeruda ja otsida tähti. Ehk siis see idee oligi, et nad said sedelid, kus tulid siis leida tähed. Tähtedest tuli siis 2-osaline sõnapaar ja kui nad olid selle siis edastanud, siis jaanuaris loosisime osavõtjate vahel välja juba ka väiksed kingitused. Ja sellel aastal oli neid osalejaid juba 69 või 8, ehk siis see arv on järjest suurenenud ja kuu aeg on piisavalt pikk periood, kus siis pered lastega teevad selle mängu läbi ja pärast siis ootab neid tore kingitus. Mitte küll kõiki tegime teatud valiku. Teatud valiku, ikka looteriina. Ja, ei suutnud. Ja tundub küll, et see on aina rohkem üles leitud perede poolt ja usun, et ka uuel aastal me teeme Ma seda. võin tuua kohe siia ühe hea näite. Eile, kuna need kingitused on siin minu tööruumides, siis eile, kes järel käisid, üks perekond ütlesid, et nad olid väga üllatunud, et Põlvas on selliseid kohti, mida nemad enne ei tea, isegi oma kodu uksest kaugemale pole nagu märgatud, et ühte kohta taga otsides nad olid üllatunud, et see on nende kodu kõrval ja et see on nii ilus koht ja et see tasub avastamist, et see mäng on nagu kahetine, et liikumine, orienteerumine, oma kodukoha tundma õppimine ja pärast siis niisugune väikene meelespidamine. Just. Seda saab ju aastaringselt tegelikult teostada ja teised Aga kuidagi päkapikuga sobib see väga hästi kokku. Just, ja teil on veel jõuludega seoses väga selline liigutav projekt peredele ja eakatele. Et rääkige sellest ka. Sa mõtled nüüd jõulupakkumise? Et seda me oleme tõesti siin nüüd juba, mina oskan rääkida 2014. ehk siis 10 aastat, aga ma usun, et kogu aeg jõulude ajal leidnud siis peresid, kellel oleks seda tuge ja abi vaja. Ja sellel aastal siis me leidsime 3 peret. Need olid siis üksikud 2 vanainimest ja üks siis natuke noorem, aga ka üksi elav. Ja olemegi siis teinud toidupaki, millega siis katta jõululaud. Aga väga keeruline on jõuda nende inimesteni. See ei ole üldse lihtne, nii et igal aastal... Mis see keerukus, milles seisneb keerukus? Me ei tea, kellele seda abi ja tuge tarvis on. Sest inimene ei tule ise küsima ja see on täiesti varjatud saladus. Ja praegu on lihtsalt meie enda klubi liikmete poolt selline märkamine, et nad on jõudnud nende inimesteni. 2 inimest oligi meie pikaajaline liige. Jah, tema läheduses talle jäi silma, et võiks abi pakkuda ja üks vanamemm siis
samamoodi klubi liikme naaber märkas, et temale võiks see abi tulla, et ega keegi ei tule ütlema. Aga kuidas sellist asja lahendada, et kuidas siis jõuda nendeni, kui praegu mõelda? Minu arust ühel aastal me ka panime läbi Facebooki Põlva kodaniku. Ja üleskutse. Jah. Et kas te olete märganud enda läheduses et siis teada anda ja sealt me saime. Ja need olid siis nüüd inimesed, kes ei olnud otse Põlvast, vaid olid siis Põlva maakonnast kaugemalt. Et see on üks võimalus võib-olla. Et siis see naaber võib-olla märkab ja annab sellest teada. Ja siis muidugi tuleb see oma valik teha, kui neid tekib, aga ega neid ka tol korral väga palju ei antud ülesse. Et see on tõsine teema. Sest võimekust oleks, aga jõuda nendeni. Meil on olnud kunagi üks aastaid tagasi väga huvitav abiprojekt selliselt, et õpetaja, kes oli meie klubi liige, märkas vahetult enne kooli lõpupidu, et on paar poissi, kellele näiteks on näha, et nad vajaksid abi, et oma pidu ilusti korraldada, korralikult riides olla ja siis me tegime neile kingituseks kinkekaardid, rahalised kinkekaardid, et nad saaksid osta endale just selle eriprojektiga, et osta endale peoriided. Ja pärast see tagasiside nende poiste poolt. Selline kiri oli kirjutatud, et siiamaale tuleb klomp kurku, et ei saagi nagu seda emotsiooni siiamaale, sinna on üks 15 aastat tagasi võib-olla. Ei saa seda emotsiooni praegugi rääkida, pisar tuleb silma ja klimp kurku, et nad ei olnud, see oli neile suur üllatus, see oli neile suur abi, aga selles suhtes tagasiside oli väga, väga, väga hea ja väga südamele mõjus, et ju siis on ikka meie klubi vaja ja on vaja märgata selliselt ka inimesi, et ei pea olema inimesed käima alati käsi ees palumas, et jah, neid on raske leida, neid inimesi, aga seda mõnusam on näha nende rõõmu. Just. Ja räägime sellest suurperest samuti, et Põlvamaa suurpere abistamise projekt, et kuidas selle jõudsite? Jälle meie tubli klubi liige Anne jõudis temani ja esimesel aastal, see oligi siis jõulud, me tegime neile nagu toidupaki. Mis aasta see oli? See oli siis 2023 jõulud. Ja. Kõik oli väga tore, aga meile tundus ka, et pere on tubli, et nad tegelikult saavad nagu ise hakkama, et võib-olla see ei olnud kõige sobilikum või kingitus. Ja siis 2024 suvi, siis seal on ju väga palju väikseid lapsi, siis saime info, et neile kuluks liivakast ära. Me läksime kohe selle mõttega kaasa, saime teha liivakasti, viisime korraliku koorma liiva sinna ja lapsed said hästi palju rõõmu. Nüüd uue jõulueel 10 last on. Nii et kõige suurem on 16-17 ja kõige väiksem on siis mingi 3 äkki oli. Ja siis sinna vahele kõik. Ja selle aasta, 2024 jõulude eel oli jälle teema, et kuidas me saame seda peret jälle toetada. Ja nad ise pakkusid võimaluse, et äkki me aitame neid teatrisse. Piip ja Tuut tulid Vanemuisesse ja nad tahtsid kogu perega minna ja pärast seda veel Mänguasjamuuseumisse. Ja mis meil selle vastu sai olla? Tegimegi neile kingituseks teatripiletid, Mänguasjamuuseumi külastuse pileti ja nad kogu perena käisid seal, nautisid. Ja nüüd me ootame siis uut suve, et võib-olla neil on veel endal juba soove, kus meie saaksime siis kaasa lüüa. Ja. Et see on küll selline tõesti juba 2-3 aastane projekt ja me rõõmuga toetame neid. Väga vahva pere on, jah. Ja. Ja teie klubi on ka korraldanud mitmeid müügilette ja loosimise läbi aja, et kuidas nendega läheb ja mida planeerite järgmiseks suveks või nii?
no meie puhul kuidagi see laatadel käimine, oma valmistatud küpsetiste müük, nii soolane kui magus, see on nagu põhisissetulek, mille me siis teenime ja millest me seda head ju saame teha. Ja kuna meil on niivõrd tohutult ägedad naised, kellel on sellised oskused, siis ei olegi probleeme. Üks väljakutse meil oli. Sellel aastal Karilatsis on siis ökofestival ja me läksime sinna välja ja me otsustasime, et kõik toidud, mida me pakume, me teeme kalast. See oli küll väike väljakutse, et seal tõesti olid siis kilupirukad ja mida tõesti ei olnud me keegi ka ise teinud, siis me katsetasime ja pakkusime ja tegelikult väga hästi läks laada külastajatele see peale. Nii et põhilaadad on siis kevadel või õigemini suvehakul põlvapäevade raames, kus meil on oma küpsetised. Jõulude ajal on jõululaadaga õnneloos. Seal me valmistame ise esemeid käsitööna. Nüüd juba päris mitmed aastad on hoidised, mis väga hästi kah kõnetavad. Ja siis ökofestival, millest me siis nüüd... Hurdafestival. Ja üks oli veel, mis nüüd tekkis. See on siis teist aastat oli Hurda rahvustoidufestival. Seal me oleme nüüd päris tegus. Päris tegus on. Ja me kokkame rõõmuga kõik. Aga milliseid projekte te unistate tulevikus veel ellu viia, eriti nüüd, kui tuleb uusi liikmeid juurde ja uut verd? Ma usun küll, et meie uuel hooajal ametisse astuv president on noor, tegus, palju mõtteid, et võib-olla sealt midagi tuleb sellist vahvat, mis oleks ka võib-olla traditsioon ja oleks juba pisut suurema mastaabiga, aga ega ma täpselt ei tea ka, aga ma vähemalt arvan küll, et on tulemas midagi põnevat. Jah, seda on natukene märkides näha, et meil põnevat tuleb. Ja. Kui teil oleks võimalus kirjeldada oma klubi ühe lausega või siis 2, mida te ütleksite? Tegelikult on see lause meil ka kodulehekülje peal olemas, aga ma arvan, et Õnnela loeb selle meile ette kohe. Ja see on siis selline, et südamaga tehtud heateod jäävad kauaks kõlama ja välja paistma. Väga armas. Et see ongi võib-olla see, mis iseloomustab. Lühikene, aga võtab kokku kõik selle, mis me oma südames teha tahame ja mida me ka suudame teha, et see on just. Nii. Kas soovite lõpetuseks veel midagi lisada, mis jäi täna praegu rääkimata? Võib-olla mina saan lisada vast nii palju, et varematel aegadel, kui see klubi nagu alustas, meil oli ka väga mitmeid selliseid projekte, mis olid pikaajalised projektid, et 1. septembri tähistamine lastele ja ka ajalugu teeb oma korrektuurid, et kui kadus ära selle kommivabriku Kalevi pood, sellega oli seoses meil need lasteüritused väga paljud, et on jäänud unarusse, ehk siis ka rahvas on vahetunud, et ei ole selle projektiga nagu edasi läinud. Siis teised projektid, mida me oleme siis üle-eestiliselt kaasa löönud või ka ülemaailmselt on Saa nägijaks projekt, maja ehitus, väga palju oleme me kaasa löönud ka Maarja külas. Et Maarja küla ju alguses olime väga nende küljes kinni, nüüd on neid klubisid nagu rohkem, kes seal kaasa löövad, et meie enam võib-olla mitte nii palju, aga varasematel aegadel on küll käidud tegemas seal hoidiseid ja värvitud aedasid ja ehitatud aedasid ja nii, et Maarja küla on meile ikkagi ka südamelähedane, et kus me oleme palju aktiivselt tegutsenud. Ja muidugi need maja ehitus Maarja külla ja bussiprojektid ja need on ka ikkagi läbi meile endi ka käinud. Ja muidugi, mida ei saanud ära mainitud, võib-olla siis tõstan natukene enda nina ka, et sellel aastal, kui mina esimest korda president olin,
oli meil suur au koos meesteklubiga, Põlva Lionsitega teha siinsamas Põlva kultuurimajas suur üle vabariigiline Lions pall. Ja see oli niisugune üritus, kus ka näiteks Maarjaküla lapsed olid lava peal ja tegid laulu ja tantsu kaasa. Et see oli üks niisugune huvitav ja meeldejääv ja väga suur projekt ka meie kui väikse klubi jaoks. Et nüüd on need pallid nagu niisuguseks väiksemaks jäänud, aga tollel aegadel tehti päris uhkeid suuri palle, nii et maja oli ikkagi nii täis, et kõik see 3 korrust oli hõivatud. Ja ei saa ütelda, et me oleme kaugel ja 200-300 kilomeetrit vahet. Üle Eesti tulid kõik kohale ja kõik said koju ka, kes tahtsid. Aga tõmbame siin siis joone alla ja aitäh Õnnele ja Merike, et jagasite meile oma tegemisi ja telgitaguseid lugusid. See, mida teete, need teod tõesti loevad ja muusika, mida toetate, seob meid. Ja kuuled-vaatajad, jälgige meid lions.ee lehel ja sotsiaalmeedias. Kohtume järgmises põnevas episoodis. Nägemist. Kohtumiseni. Nägemist.